Kollektiiv Ilsa on andnud siis Lutsi pärimusmuusikat välja või Lutsi rahvalaulud ja see kõlab siis umbes niimoodi. Tervist, head vaatajad! Meie hõimlased on jõudnud taaskord järjega Lätti, kuid seekord ei räägi me liivlastest, vaid hoopis Luutsi maarahvast ja kreevinitest. Eelmises saates saime teada, kes olid leivud ja kus nad elasid. Leivude lugu räägib meile sellest, et need Läänemere soome keeled on ulatunud oluliselt kaugemale lõunasse, kui me tänapäeval seda näeme. Samuti saime tuttavaks Annaga, kellel on Luutsi maarahva juured. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma sain ideaalselt aru sellest. Tänases saates külastame teisigi Luutsi päritolu inimesi ning endalegi üllatuseks kuuleme mõne üksiku lause seda vana Lõuna-Eesti murderühma kuulunud keelt. Et Luutside taust endale paremini selgeks teha, tuleb sõita Läti kõige vanemasse linna, Luutsa, mille ajaloomuuseumis on terve tuba pühendatud Luutsi maarahvale. Siin on üsna mitmeid väga põnevaid asju ja me saame näha, mis elu siis see maja siin elab. No, selline mõnus interaktiivne selline teejuht, kus saab ringi vaadata, aga üks asi, mida ma võiksin kohe, millest alustada, on see, et kus siis see Luutsi keel pärit on. Ehk siis soome-ugri keel ja ma jooksen siit kohe alla, et jõuan siia Lõuna-Eesti keele juurde ja Lõuna-Eesti keelest siis ta jaotub siia, et siin on Luutsi keel, tegelikult siin samas kõrval sõsarana on leivud ja kraasina keel ja siin tegelikult teisel pool on, et kellega ta siis see Luutsi keel sugulane on siis seto ja võro keel, nii et siit sellest keelekaardist saab väga hästi aru. Luutsi maarahvas on selline Eesti siis rahvakild, kes on ilmselgelt kas välja rännanud siia või on ta võib-olla ka algupäraselt siin niimoodi kuidagi kujunenud. Et tegelikult väga täpselt nagu teada meil see ei ole. Et siin muuseumis räägiti lugu põhjasõja aegsest tulekust siia, et tegemist oli nagu mõnes mõttes nagu mingite sõjavangidega, aga tegelikult on ilmselge, et siin on taustaks ikkagi see religioon. Et seda rõhutatakse siin mitmel pool, et just nimelt, et säilitada oma usku, katoliiklust, siis rännati siia välja, et eestlased olid väga usinad kirikus käijad ja mulle tundub ka, et peale 1629. aastat, kui sõlmiti Altmargi rahu, et Poola ja Rootsi suhted said paika, siis oli selline komme Rootsi riigil, et tema alamad pidid astuma luteri usku ja et säilitada oma usku, siis tuldi siis siia. Aga on selge, et siia on tulnud ka hilisematel aegadel. Võimalik, et mõisnikud on ka kaarte mänginud oma pärisoriste talupoegade peale ja on rännatud siia ka 18. sajandil. Ma arvan, et üks rände põhjused on ka võib-olla ka katk. Et näiteks katkuaeg tegelikult ongi põhjasõja aeg, ja siin see ala jäi tühjaks, siin möllas hirmsasti see katk, et võimalik, et ka siis tuldi. Me ei saa rääkida Luutsi keeles Luutsi inimestega, aga me saame kuulata mõningaid varasemaid salvestusi. Näiteks siin on üks 1938. aasta salvestus, mille on siin teinud kaks meest, Paul Ariste ja August Sang, ehk siis olid siin ekspeditsioonil ja salvestasid ühe sellise audioklipi. No,
põhimõtteliselt üks väike fraas, et kus sa lähed kotimis, kus sa lähed kerjusmees põhimõtteliselt. Muuseumis räägitakse meile ka sellest, et oli aeg, mil tegeleti Luutsi maarahvale oma kooli loomisega. Asja algatajaks oli rahvaluule teadlane Oskar Kallas, kes tegi 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses Luutsi maarahva juurde mitu ekspeditsiooni. О каких годах мы говорим? Когда это случилось? Когда класс открыли и когда эти эстонцы В 30-х годах 20 века здесь был открыт класс. К сожалению, этот класс недолго был открыт. И потом ситуация, допустим, с 30-х годов до 70-х, когда уже в советское время была организована экспедиция к лудзенским эстонцам. Вот эта экспедиция, к сожалению, уже констатировала, что носителей языка становится меньше. То есть в 70-е годы прошлого века уже ситуация нам говорит о том, что не имея школы, очень сложно сохранить язык предков, потому что дети регулярно не изучают этот язык на постоянной основе. Kuigi emakeelena keegi enam luutsi keelt ei räägi, leidub ometi neid, kes tegelevad selle keele taaselustamisega. Välja on antud luutsikeelset kirjandust ja ka muusikat. Näiteks kollektiiv Ilsa on andnud siis luutsi pärimusmuusikat välja või luutsi rahvalaulud ja see kõlab siis umbes niimoodi, et lugu sellest siis, kuidas üks talumees läheb sauna, peab tunnistama, et sõnadest väga hästi aru ei saa, oleks see tekst ees, siis võib-olla suudaks sealt tabada neid meile tuttavaid sõnu rohkem, aga niimoodi see kõlas ja üldiselt sellega on ju see, et siin on sellist paiga mõjutust omajagu sees, aga ühesõnaga asi elab, tehakse uut kraami ka ja uuest kraamist ma tegelikult tahtsingi nüüd rääkida, sellepärast, et ma kutsun teid siia imelisse raamatukokku ja kõige esimesena hakkab mulle silma Uldis Paloidisi raamat, ehk siis tegemist on ühe Ameerikas resideeruva uurijaga, kes hakkas oma lugu uurima või oma päritolu ja siis tuli välja, et ta on ise ka luutsi ja on tegelikult välja andnud ülivägeva sellise koguteose, kus tegelikult jutustatakse see luutsi lugu lahti, aga see ei ole lihtsalt, vaid tegemist on aabitsaga. Огромный вклад в сохранение языка луденских эстонцев внес наш языковед Улдис Палоидис. Он изучил труды как раз упомянутых ученых и сам обратил внимание уже нашего ученого сообщества Латвии на то, что некогда сюда пришли люди, которые были носителями эстонской культуры. Он сам изучил, он встречался с теми, кто нынче является представителями или, по крайней мере, родственниками носителей этой культуры. Aga see ei ole veel sugugi kõik. See ei ole veel sugugi kõik, sest et on selliseid ekspeditsiooniraamatuid, Lätimaal eestlasi otsimas, Hannes Korjus. Ma vaatan, mis aastal see on välja antud. See raamat on ilmavalgust näinud 2011 ja aga veel see ei ole kõik, sest ma kutsuksin teid siia poole ja ma näitan, et on veel ilmunud näiteks Luutsi muinasjutud, seesama raamat, mida me nägime siin ja kadunud hõim lugu Luutsi rahvast ehk siis Eesti Rahvamuuseumi uurijate Indrek Jäätsa ja Maido Selgmäe kokku pandud teos. Aga et meie teadmised Luutsi maarahvast ei jääks vaid ühe muuseumitoa tasemele, läheme teeme ka väikese tiiru Luutsi külades. Neid külasi väidetavalt, kus eestlased elasid või Luutsi maarahvas elas, neid oli ligi 50. Nii et täiesti arvestatav hulk. Nendes külades elas kokku umbes 4000 inimest ja keelt veel oskas neist umbes 800 inimest. Tänapäeval avaneb muidugi sootuks teine vaatepilt. Külad on tühjad ja majad valdavalt lagunenud.
Siiski leiame õnneks inimesi, kes on veel alles ja mäletavad. Teeme peatuse Kreetsi külas. Siin kõrgemal kohal seistes on tegelikult väga hästi näha seda omaaegset hiilgust. Siin oli 29 talupidamist ja need vanad põlispuud räägivad sellest, et siin on olnud igal pool hooned. Minu selja taga on näiteks vana aida või lauda varemed. Siinsamas saame tuttavaks Jaanisega, kes kuulub siinkandis 100 aastaid elanud pullide ehk pulsside sugupuusse. Jaanis elab praegu siin talus koos oma naisega ja ta on 80-aastane ja neil on ka kass Murka. Ja ta ütles, et lapselapsed elavad kaugemal Riias ja käivad siin ainult batuudi peal hüppamas. Aga see, mida me nüüd vaatame, on siis vanavanemate esimene maja. Вот здесь жил мой дед с бабой. У них было 3 сыновей и были эти еще девочки, те померли. 3 сыновей дошли. Дом состоял с той стороны, такое же построение, и посередине. Одна сторона была, где это хозяйственная часть, а здесь они жили. Вот в таких домах жили. Но это уже 150 лет ему, примерно вот этому. В 1863 году родился дед Бульч Александр. Отец его был Мейкул, а по-русски Михаил. Помер в 1933 году, ноябрь. Да. Его жена Буль Анна. У них был второй, это брат его, Буль Францис. Я родился в 1945 году, 8 апреля. Он меня 4 месяца еще нянчил. А они, ты помнишь, они говорили эстонском? Вот эти брат с этим, они сообщались между собой на эстонском. Между собой. Мама моя, родившись, 10-го года, и она еще, ейная бабушка, когда шли в поле на работу, еще на эстонском языке. Да. А ты эстонского знаешь, да? Ни одного слова. Ни одного слова? Нет. А ты знаешь, с какого места они пришли здесь? Без понятия, но это очень давно было. Edasi liigume Parisi külla, mida Luutsi maarahvas kutsus Mägise külaks. Siin saame tõelise üllatuse osaliseks, kui meid võetakse vastu eestikeelse tervitusega. Kuis läheb? Kus lätt? Ikka hästi. Ikka hästi. Bronislava, te oskate loomade nimesid öelda? Või можно сказать имени животные? Да. Могу почти всех, только надо мне подумать. Зиксерхопен, госотецу лима, а это лама, гаэльскикат, петух пикат. A siga, kuidas on? Цига, курк истус пеза. Вы понимаете, что... Kurg istus pesas. Ну да, пеза, гнездо, да? Да. А вот я не понимаю, и я грамматику вообще не понимаю. Pesinki või не знаете? Я только сказку умею по-эстонски. Расскажите эту сказку. Не очень, может, правильно. Это нас учили в детстве. Nii, palun. Etskone ieli tiedä pabaga, kitskone piaga, pikk jutus alustamutsesta. Pikk jutust alustame otsast. Это длинная, сказка. Начинаем сначала. Как-то так. Еще раз, пожалуйста. Etskone ieli tiedä pabaga, kitskone piaga, pikk jutus alustamutsesta. Может, я выпустила что-нибудь. Ma olen ikkagi seda meelt, et kui meie siin eesti keeles räägime, seletaksime, tuleksime siia külla, siis Bronislava, ma arvan, umbes 2 päeva pärast aktiviseeruks ja räägiks meile veel paremat eesti keelt kui täna. Lihtsalt peab keelekümblust tegema. Bronislava juures saame selgeks, et Lõuna-Eesti juurtega ei ole pelgalt kohalik keel, vaid ka kohalik toit. See talu on kuulus olnud
oma külalislahkuse poolest ja nüüd me oleme tegelikult selle tunnistajaks. Enne kui me arugi saime, on meie ees kaetud laud ja see on sõir, mis meile ette kantud ja tegelikult see meenutab väga seto sõira köömnetega. Nagu oleks vanaema juures. Selle sõira näol on tegemist eheda näitega sellest, kuidas kultuuri või ühte oskust antakse toiduga edasi põlvest põlve. See sõir, mida me täna siin sööme, on midagi, mis on võib-olla aastasadu tagasi oskusena kaasa võetud kuskilt Lõuna-Eestist. Sellepärast, et see maitse meenutab väga-väga Setumaal proovitud sõira. Расскажите слишком, как были молодой, маленький девочка, какая жизнь здесь был? Вы знали, что вы эстонец, да? Знала. Знала. И знала всех тут. Ну, мы католики все были. Ходили в костел. Возить нас никто не возил. Мы пешо ходили 10 километров. Мы католики. Да. В это время эстонцы каждую зиму-свадьбу, в Рождество приезжали сюда. Вот в нашем доме, ну, дом был немножко иначе, теперь отремонтирован. Тут была елочка всегда. Все из деревни, все дети с родителями пришли сюда. А эти эстонцы приехали с мешками. Как они тут приехали, я не знаю. И надо было каждому кое-что сказать около елочки, как детям, ну, декламировать что-то. И нам привезли всякие подарки. Это я очень хорошо помню. Всякие. То чулочки, то штанишки, то рубашки, то платья, то еще какие тряпки, еще что-нибудь. Вот. Они побыли и уехали. Niisiis kuuleme Bronislava käest sedagi, kuidas koduloolane ja rahvaluule koguja Paolo-Priit Voolaine käis nende külas eestlust ärgitamas ning tegi pühade aegu lastele kingitusi. Sama lugu kuulsime mäletatavasti ka eelmises saates Anna käest, kellega kohtusime Raipole kiriku juures. Luutside küladesse tasub kindlasti tulevikuski minna, sest mine tea, kui on olemas uus kirjandus ja folkmuusikud, kes selles keeles laulavad, siis äkki saame tulevikus näha luutsi keele ja kultuuri tõusugi. Loota ju võib. Ida-Lätist liigume aga edasi Lõuna-Lätti, Läti ja Leedu piiri lähistel olevasse Pauskasse, sest siit saab alguse meie teekond Kreevinite radadele. Oleme tulnud siia Pauska ordulossi, mis on üks viimaseid ordulosse üldse, mis ordu siis ehitas. Ta on ehitatud 1440. aastatel ja ordulossi ehitajateks olid kreevinid. Miks siis oli ordul vaja ehitada seda lossi? Et tegelikult ju oli tegemist juba ordu langusajaga. Ordu oli saanud juba lüüa Grünwaldi lahingus ja Poola riik ja leedulased tugevnesid aina. Ja just nimelt nende kaitseks nende leedulaste vastu siis seda ordulossi hakatigi ehitama. Samal ajal aga ordu oli väga aktiivne siis idas just praeguse Narva jõe tagusel alal, eelkõige just seal Laugasuu või Ustluga piirkonnas ja eduka sõjakäigu tulemusena vangistati hulk kohalikke inimesi, nende seas nii siis vadjalasi, keda siin kutsuti kreeviniteks, kui ka isureid. Ja neid toodi siis siia, asustati siia ümbrusesse ja nad hakkasid siin seda sama ordulossi ehitama. Kokku võis neid inimesi olla 2000 ümber. Kreevinite juures saame näha seda, kuidas oma juurte otsimine ja nende tähtsustamine on saamas sisse uue hoo ning tänu aktiivsele eestvedajale taas luuakse rahvast, kelle olemasolu oli vahepeal peaaegu täielikult ununenud. What is this Kravische-Vake? Kravische-Vake, yeah. It's administrative unit to collect taxes. And there were two units, was Lettish and Kravische-Vake. It means that Kravins and Latvians lived in different communities.
So, and this Krevishevaki appeared until the end of 18th century even. So, yeah, we can say that Krevinima is older than modern Bauska region. All right, that's a good one. Dmitris on oma mõttekaaslastega teinud ära suure töö kreevinite ajaloo uurimisel ning nüüd liigutakse asjaga edasi. Loodi kreevinite lipp, kogutakse infot kreevinite rahvustoitude kohta ning taas loodi ka kreevinite rahvariided. Allikaid info hankimiseks pole just palju. So that's the one, that's the main. It's the only one picture of how Krevins looked like. So the whole clothing based on that painting. Yes. Meil on väga hea võimalus rääkida Iritaga, kes demonstreerib meile natukene neid rahva rõivaid. That's the beginning of this costume because it was quite many years ago when I take part in this project when the Latvian Historical Museum decided to put together all Latvian national costumes. And then I first time saw this costume, part of them, and decided, oh, it's so amazing. I want to reconstruct it and to show for the world how it looks like. In this costume, you can see these four main colors. It's a green, red, yellow, and blue. The main part is white dress, and this was in the historical museum. And then we go to this museum and very carefully to see how it's done. And then we make as a replica. Is this clothing something which is coming popular? Do people want to have that kind of clothing? Yeah. Since I have an account in Facebook, pretty active, so I've got some questions, one even from America. So in America we have this song and dance festival is Latvia, the same, but local one. And they want to be special because they know that one of these they're descendants of Krevins too. So they want another national costume of Krevins, and they asked if I can provide it. 1846. aastal tuli siia keelemees Anders Johan Sjögren ja tema meelest pidi ta siit leidma eest kreevinid. Ja ta mõtles, et kuidas ta need kreevinid küll leiaks ja ta pöördus siis kohaliku köstri poole. See köster töötas just nimelt siin Jaunsaale kirikus ja tema aitas siis kutsuda siia kokku kreevinid, kes pidid tulema siia pühapäeva riietes. Ja niimoodi kogunes 6 vanemat naist ja üks meesterahvas ja Sjögren siis hakkas küsima nende käest, et mida nad ka siis kreevini sellest keelest teavad. Naised ütlesid üksikuid sõnu, aga siin oli üks kuivanimeline vanem mees, kes mõistis märksa rohkem. Ja Sjögren pani siis kõik need ilusti kirja ja mõtiskles siis selle üle, et kes need kreevinid siis tegelikult on. Ja tema need tähelepanekud tegelikult on olnud väga tähtsad, mis ta kirja pani, sellepärast et neile tuginedes siis Ferdinand Johann Wiedemann aastal 1871 avaldab raamatu, kus ta toob ära need keelenäited ja ütleb välja siis selle, et kreevinid on tõepoolest vadja päritolu. Muide, Jaunsaulest, kus me praegu oleme, võib Dmitrise sõnul tulevikus saada kreevinite pealinn. Siin samas seisev Luteri kirik on kreevinite kirik. Aga nagu ühele soome-ugri rahvale kohane, polnud kreevinid pelgalt luterlased, vaid pöördusid kõrgematelt jõududelt abisaamiseks ka looduse poole. Alles on veel vana Hiie koht, Kunki Püha tamme ümbruses. This oak dead in the middle of 90s. I think he was hit by light and burned, and then we see it like this. But somebody is keeping this place. The municipality tries, to cut the grass and some new oaks we have here. So tradition, yes, leaves. All right. Vana tamme kombel on alles ka info vanadest nimedest.
see info kandub edasi Krevini juurtega inimeste kaudu ning näitab, kui erinevad olid kreevinid nende naabruses elanud lätlastest. Ale, ate, sappe. Ale, atte, Sappe. sappe. Ja. Саппе – это там, в нашем кругу родственников, наших предков, самое популярное имя – Саппе, женщина. Kreevinite ala ei piirne ainult Lätiga, vaid ulatub servapidi ka Leetu. Osa Seemelise muuseumi väljapanekust on pühendatud kreevinitele. Siin saame teada ka seda, et oma juurte avastamine võib tulla vägagi ootamatult. Я поехала к врачу, и он мне сказал, вам это скандинавская болезнь. Там, были у глазах такие. Я еще не знала ничего про эти воды, про эти кревины. И я так посмеялась, я говорю, я очень часто еду в Скандинавию, наверное, для этого. Он говорит, нет, не для этого. И потом, когда узнала, фамилию, когда мою там, начали там, что мои... И как ваша фамилия тогда? Туамайте. И нас здесь очень много живет в эти все, Туамы, Кугрины, очень много с этим фамилиям, но только в этом регионе. В Žeimelis, там Pasvalis, Bausketa. Ma vaatan Dmitrise tegutsemist suure imestusega, aga mul tekib ka siia kohe suur küsimus, et ütle, kas ühe inimese energiast piisab selleks, et ühte rahvast taas kuidagi elule turgutada või äratada? Me nägimegi tegelikult terve selle tänase päeva jooksul just selle ühe inimese olulisust ja tähtsust ja mine tea, mida see inimene teha võib ja võimalik, et tulevikus ongi niisugune aeg, et siin räägitakse uhkelt igal pool, et oleme kreevinid ja kreevini ja neid tahvleid ei ole mitte siin ühes või kahes kohas, aga võib-olla neid on siin kümneid ja nii tegelikult need rahvused sünnivadki. Sellega saabki meie hõimlaste seekordne rännak läbi. Saime tuttavaks karjalaste ja metsasoomlastega ning nägime, et meile tuttavad keeled ei lõppe Eesti-Läti piiriga. Aitäh, et kaasa elasite ning loodetavasti saame uusi rännakuid ette võtta juba tulevikuski. Sest selge on see, et meie soome-ugri maailm on palju laiem kui esmapilgul tundub ning meie hõimlased elavad paikades, kus neid esimese hooga otsida ei oskakski. Ega muud kui uute kohtumisteni.